Tere tulemast Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise podcasti. Täna on meil jutuks eksperimenteerimine poliitika kujundamises ja avalikus sektoris, katsetamine. Ja mul on väga hea meel meie külaliste pärast head kolleegid, professor Ringa Raudla, professor Külli Sarapuu ja doktor Johanna Vallistu. Tere tulemast! Tere! Tervist! Väga tore! Aga kui me nüüd hakkame rääkima katsetamisest ja eksperimenteerimisest, siis ma kahtlustan, et vähemalt osale meie kuulajatest tekitab see jutt katsetamisest avalikus sektoris pigem küsimusi, kahtlusi, võib-olla isegi kerget skepsist, sest et pigem on avalikkuses juttu sellest, et lõpetage nüüd see mängimine ära, lõpetage eksperimenteerimine maksudega ära, tahame rahu seadusandlikus korras ja nii edasi. Et kuidas te nendele skeptikutele vastaksite, mis see on see eksperimenteeriv või eesti keeles siis katsetav poliitika kujundamine ja kuidas te nüüd veenaksite, et see on asi on seda väärt, mis see on meie riigi valitsemises just puudu? Jah, ma arvan, et eesti keeles tegelikult olekski parem rääkida katsetavast poliitika kujundamisest, sest sõna eksperiment on praeguseks saanud sellise negatiivse tähendusvarjundi, et see sageli viitab justkui reformile tagasi vaatavat, mis kukkus läbi. Et see oli siis eksperiment, ei tulnud välja. Nii et kasutamegi siis terminit katsetav poliitika kujundamine. No ja mida see endast kujutab? Ega mõte on suhteliselt lihtne. Et see on selline poliitika kujundamine, kus selle asemel, et me kohe laiaskaalaliselt, püsivalt mingisuguse reformi, lahenduse, teenuse ellu rakendame, me proovime selle kõigepealt järele. Piiratud mahus, piiratud aja jooksul. Ja idee on siis vaadata, kas see töötab nii, nagu me arvasime, et see töötab. Ja kui töötab, siis läheb asi käiku. Kui ei tööta, mõtleme edasi, kuidas siis seda probleemi lahendada, mida me tahame lahendada. Et see võimaldab teha tegelikult siis ju targemaid otsuseid, saada infot, mida meil muidu ei oleks, võimaldab vältida laiaskaalalist läbikukkumist ja ka kulutusi, mis sellega võiks kaasneda, kui me läbi kukume laiaskaalaliselt. No ja Eesti kontekstis kulude säästmine on ju eriti oluline argument erinevate asjade tegemiseks. Et see ongi selline targem viis poliitikaid kujundada ja lisaks võib ju ka mõelda katsetamisest või osast innovatsioonitsüklist. See tegelikult kuulubki innovatsioonitsükli juurde loomuliku osana. Et kui me tahame olla innovatiivsed oma riigis, siis peaksime olema ka avatud katsetamisele. Ma lisaksin siia juurde, et katsetamine ju, kui me mõtleme näiteks ettevõtete peale, on tavapärane osa sellest, kuidas nad toimivad. Nii ettevõtete kui riigi tegutsemiskontekst on pidevas muutumises. Ja ettevõtete hulgas on täitsa normaalne see, et me ütleme, aga me ei tea, mis töötab selles muutuvas kontekstis ja proovime selle läbi. Ja see ei pea olema alati mingisugune väga selline suur ettevõtmine, vaid see võib olla ka igapäevane väiksemate asjadega katsetamine. Et me ei pea alati reformidega katsetama või strateegilisi eksperimente tegema. Sa mainisid muutuvaid olusid, kui üritada mõelda, et miks katsetamine, te olete seda nüüd mitu aastat uurinud ja sellest kirjutanud, sellele mõelnud, et miks praegusel ajal me sellest räägime. Kas need muutuvad olud on miski, mis toovad selle teema või selle poliitika kujundamise vahendi päevakorda? Jah, kindlasti, et võib-olla eelmise küsimuse juures ma võin veel mõtlema selle üle, et Eesti avalik haldus on väga analüüsi usku, mis on hästi positiivne asi. Et sageli, kui meil on mingi keeruline probleem laual, et siis seda proovitakse lahendada nii, et tellitakse analüüs. Aga tegelikult analüüsiga me ei saa alati sellises keskkonnas, kus meil täna on, kus me tegelikult meil kombineeruvad uued julgeolekuteemad, ühiskond läheb aina keerulisemaks, polariseerumine, erinevad arvamused, sageli ka usalduse puudumine, kus paljud erinevad tegurid kombineeruvad, et tegelikult sellise analüüsiga me ei saa seda infot, mis meil on vaja otsuste tegemiseks ja katsetamine seda annab. Ehk et katsetamine sageli annab meile infot selle kohta, mida me ei oska ette näha või ette planeerida ja teine pool on ka võib-olla see, et see katsetamise protsess sageli ise on see, mis annab meile hästi palju kasulikku teadmist selle kohta, kuidas siis asjad praktikas toimivad ja ka kuidas erinevad osapooled üldse headest lahendustest aru saavad. Aga tooge palun mõni näide mõnest heast poliitika katsetusest.
võib-olla nagu teadlased ikka ütlevad, et aga mida üldse tähendab hea või edukas, defineerime selle nii katsetamise puhul ka. Tegelikult tasub seda kommenteerida, sest esmapilgul tundub jah, kui küsida, mis on hea katsetus, hea poliitika katse, siis esmapilgul tundub, et edukas on see katse, mille puhul siis näitab see katse meile, et kas see lahendus, mida me arvasime, tõepoolest nii töötab, nagu me ennustasime. No jaa, see on ka kindlasti edukas katse, aga lisaks ma ütleks, et edukas katse on ka siis, kui me näeme, et see lahendus, mis me arvasime, et töötama peaks, no ei tööta või on sellel mingisugused vastupidised tagajärjed või isegi mingid ettenägematud tagajärjed. Nii et see igasugune katse, mis annab meile uut infot, millest on võimalik õppida, on tegelikult hea katse, kasulik katse, edukas katse. Nii et tuleb mõelda selle üle, kuidas tagada need õppimistingimused, meil oleks võimalik õppida. Aga näidetest võiks tuua Maksu- ja Tolliametis läbi viidud katse, kus üritati vaadata, et kas see missugune kiri saadetakse siis potentsiaalsele maksust kõrvale hoidujale, teeb mingi vahe nende käitumises sisse. Ja katsetati erinevate kirjaformaatidega, erineva sisuga, mis siis saadeti ettevõtetele ehitusvaldkonnas, kus maksudest kõrvale kaldumine kipub trend kohati olevat. Ja vaadati, kas see teeb mingi vahe sisse ja tõepoolest tegi vahe sisse. See, mis seal kirja sisus oli, eriti kui tuletati meelde erinevate karistuste ulatuse teemad, siis tuli rohkem ka maksuraha sisse. Ja seda oli ka disainitud väga kenasti selliselt teaduslikult, et oli 2 eksperimentaalgruppi ehk katsegruppi ja ka kontrollgrupp ja kõik oli sinna siis valitud juhuslikult selleks, et vältida kallutatust igasugustes tulemustes. Aga tegelikult saab väga hästi läbi kukkuda ka, mitte läbi kukkuda, saab õppida läbikukkumisest. Et mõned näited Soomest võiks tuua, kus näiteks pakuti tööandjatele Soomes sotsiaalmaksuvabastust, kui nad loovad juurde töökohti Põhja-Soomes. Selgus, et ei olnud selle vastu eriti huvi, töökohti juurde ei tulnud ja jäeti ära see sotsiaalmaksuvabastus. Või siis pakuti üksikisikust ettevõtjatele värbamistoetust, et valiti siis 3500 ettevõtjat juhuslikult, öeldi, et siin on 10 000 eurot, kui te võtate endale juurde esimese töötaja oma, siis ühe mehe, ühe naise firmasse. Ja selgus ka, ega väga vahet ei olnud. Isegi kui pakuti see 10 000, võeti suhteliselt vähe juurde. Nii et taas õppisime, kas see instrument, värbamistoetus, aitab siis tööturul töökohti juurde tuua või mitte. Nii et siis taas oli võimalik õppida. Nii et isegi kui see lahendus ei töötanud, õppida oli võimalik. Nii et siin nendest näidetest on kuulda, et siis olemasoleva meetme nii-öelda parema rakendamise katsetamine või siis uue meetme katsendamine olid need, mis praegu sa tõid need näited. Kas on ka näited mõnest võib-olla laiemast, suuremast, võimsamast skaalast või on see pigem, kuhu katsetamine ei sobi? Poliitika enda puhul näiteks. No tegelikult katsetamine sobib igasugusele skaalale. Lihtsalt võib-olla see katse läbiviimise keerukus on erinev ja et need küsimused, millele tähelepanu tuleb pöörata, on erinevad. Ja Eestis meil tegelikult on täna veel väga vähe kogemust selliste suurte strateegiliste katsetustega, kuigi võib öelda, et me tasapisi sinna suunas liigume, et näiteks hiljuti kuulsime ja jooksis ka uudistest läbi, et kuidas tööturu valdkonnas on algamas suurem katse Ida-Virumaal tööhõivest eemale jäänud naistega, et see tundub väga põnev, et mis sellest välja tuleb. Et Eestis on selliseid suureskaalalisi katseid olnud täna vähem, et rohkem on olnud selliseid väikseid ja disainikatseid ja kus on ka tegelikult väga häid kogemusi näiteks ametiasutuste poolt välja saadetud kirjade disainimisega, kus siis on püütud aru saada, et millises vormis edastatud sõnum kõige paremini sihtgrupile kohale jõuab ja nende toimimist mõjutab. Soomes on meil väga palju huvitavaid näiteid selliste suurte strateegiliste katsetustega, kus on tõesti poliitiline otsus ja katsetatakse siis selliste suurte keerulisemate teemadega. Et kõige tuntum ka rahvusvaheliselt on
kodanikupalga, eesti keeles nimetatakse kodanikupalgaks, kodanikupalga ehk siis selline nii-öelda universaalse sissetuleku katse, mis on hästi palju tähelepanu saanud, aga tegelikult on ka võib-olla teisi katseid päris palju, mis Eestis ei ole uudistesse jõudnud, näiteks haridusvaldkonnas tehtud katsed, sotsiaalvaldkonnas tehtud katsed, kus tõesti siis investeerides mitmeid aastaid ajaressursina ja ka miljoneid eurosid valitsuse tasandil otsusega ja ka seadusandlikult toetatanu regulatsiooniga testitakse siis suuri põhimõttelisi lahendusi. Näiteks üks selline väga põnev katsetus, mis siis Soomes ette võeti, oli see, et mis juhtub siis või kuidas mõjutab laste koolivalmidust see, kui nad varem kaasata haridussüsteemi. Ma tahan küsida, siin on mitu Soome näidet läbi tulnud nüüd ja ma tean, et see projekt, milles te kõik olete osalenud, võrdles Eestit ja Soomet ja võib-olla ka muid riike, et ma tahaks selle kohta veel küsida, aga kuna need tulid juba jutuks, need olid nii huvitavad näited, millest sa rääkisid, nii see kooli kaasamine, see kodanikupalga katsetus, et äkki võite te natuke täpsemalt rääkida, et mis see katse siis täpselt oli, näiteks need mõned, mis te siin mainisite Soome näitel. Ma arvan, et see oleks väga huvitav. Sellest kodanikupalga katsest tegelikult võiks lähemalt rääkida. See sai küll palju tähelepanu, et aga võib-olla detaile alati nii palju ei avatud. Et see oli tõesti selline laiaskaalaline katse, kus valiti siis 2000 inimest juhuslikult töötute seast ja öeldi neile, et järgmise 2 aasta jooksul saate 560 eurot kuus, sõltumata sellest, mis te teete. Kas lähete tööle, ei lähe tööle. Ja huvi oligi siis vaadata, et aga mis siis juhtub, kui inimesed saavad taskusse seda 560 eurot, kas nad siis lähevad tööle, võrreldes siis teiste töötutega, kelle puhul töötutoetus oli tingimuslik. Ja selgus siis, et tööturu näitajate osas tegelikult ei olnud väga vahet. Et see oli natuke pettumust valmistav, võib-olla osadele, kes seda kodanikupalka pooldasid, aga samas inimeste heaolu näitajad selgelt kasvasid, kui nad seda kodanikupalka said. Nii et selles mõttes see oli selline tõesti laiaskaalaline, kui see on 2000 inimest, miljonid eurod, 2 aastat kestev, et see on tõesti selline sotsiaalne eksperiment, mis nõuab korralikku investeeringut ja ka poliitilise taseme nõusolekut selle tegemiseks. Aga nüüd siin on mitu näidet on Soomest ja ma tean, et te võrdlesite, uurisite spetsiifiliselt ka Soomet. Mis sellest võrdlusest välja tuli? Mida te saate nüüd öelda, et kas Eesti ja Soome võrdluses või Soome enda kohta? Mis see seis on, mis võimaldab seal katsetada nii julgelt, nii suurte teemadega? Soomes on seda katsetamiskultuuri, võiks öelda, arendatud juba mitu aastakümmet. Et see ei tule nullist, sellised suured muljet avaldavad katsed, mis meil Eesti kontekstis võib-olla esmapilgult tunduvad täitsa ulmelisena. Need ei tule nullist, need tulevad aastakümnete pikkuse sellise katsetamiskultuuri ja arendamise tagajärjel, alates Sitra tegevustest, aga sellise erilise tõuke või jõu sai sisse katsetamine 2015, kui peaminister Sipilä ajal, siis oli lausa eraldi selline programm, eksperimenteeriv Soome, mis siis 4 aasta jooksul väga süstemaatiliselt juurutas, rahastas, julgustas ja kohati isegi nõudis siis eksperimentide korraldamist erinevatel tasanditel, ka erinevat skoopi eksperimendid, nii et see andis siis veel täiendava sellise tõuke ja see on siis pärast seda ka jätkunud. Nüüd Eestis kontrastina sellist suureskaalalist eksperimenteerimise julgustamist ei ole olnud. Ja selliseid suuri strateegilisi eksperimente nagu kodanikupalga eksperiment ka ei ole olnud, et pigem on olnud selline alt üles eksperimenteerimine, pigem väiksemate asjadega, pigem teenustega kui poliitikatega ja pigem on siin järgitud sellise disaini mõtlemise loogikat, et kuidas teenuseid paremini arendada nii, et me küsime siis korduvalt tagasisidet kasutajatelt ja püüame siis parendada seda teenust. Ja suurt rolli tegelikult Eestis katsetamise arendamisel avalikus sektoris on mänginud Innotiim, kus ka Johanna kunagi tegutses. Innotiim praegusel kujul enam kahjuks ei eksisteeri, aga nemad kindlasti tohutu tõuke sellele, et Eestis üldse räägitakse katsetamisest. Tänu sellele, ma arvan, üldse räägitakse.
ma võin siia juurde kommenteerida, et ma arvan, et Soome näide on väga hea eeskuju Eestile ja ta on olnud ka väga õpetlik teadustööna, et mida üks väga oluline järeldus on see, et me kipume Eestis mõtlema katsetamisest kui uurimisprotsessist. Aga Soome näite põhjal me näeme, et seal on nii palju teisi dimensioone ka. Esiteks poliitiline dimensioon. Me peame arvestama siis sellega, et selleks, et läbi viia strateegilist katset, peaksime siia kampa võtma ka poliitikud juba siis mandaadi ja legitiimsuse saavutamise eesmärgil. Aga samas väga huvitavad on ka need näited siis Soomest selle kohta, kuidas katsetamise poliitiline dimensioon võib ka tagasilööke kaasa tuua. Et kas siis näiteks kasutatakse katsetamist selleks, et mingit katset või mingit lahendust edasi lükata. Öeldakse, et aga katsetame sellega. Isegi kui võib-olla juba on selline soov teatud osapooltel olemas mingit lahendust ellu viia. Võib-olla ka see, et see ajaraam, meil on ka selle kohta teadusartikkel, kuidas katsetamise ajaraam ei lähe poliitilise probleemtsükliga kokku ja Eestis me näeme tihtipeale, valitsuse vahetust, sellist ebastabiilsust. See ebastabiilsus võib kaasa tuua selle, et see katse kas lõpetatakse, lükatakse vaiba alla, öeldakse, et ta oli siis seotud selle valitseva poliitilise jõuga. Et see dimensioon. Ja teisalt on see, et kuidas katsest üldse mõelda. Kohati Eesti tulemused näitavad, et katse plaanitakse, viiakse ellu nagu uurimisprojekt, aga seal juures kõik sellised muud aspektid, et keda me kaasame katse hilisemas faasis, et otsustada, kas me seda skaleerime, kuidas me õpime sellest katsest, et selline juhtimuslik pool tihti jääb puudu. Et minu meelest huvitav näide ongi seesama mõõdikute ja eesmärkide teema, et nagu Ringa mainis, et siis kodanikupalga eksperimendil olid teistsugused tulemused. Tähendab, see just kui nagu seatud tulemuste perspektiivist kukkus läbi, et ei saavutatud suuremat hõivet, aga inimesed olid õnnelikumad, et ka oskus seda indikaatorit ja eesmärki ja neid kaudseid mõjusid algselt paika panna on väga-väga oluline, et kui me nüüd Eestis hakkame rohkem katsetama. Võib-olla üks asi, veel nüüd, mis ma lisaks, mis meile endal on väga palju mõtlemisainet andnud, mis Eesti ja Soome võrdlusest välja tuli, on see usalduse roll katsetamise juures. Et mida me täheldasime oma intervjuude juures oli see, et Soome intervjueeritud olid palju vähem murelikud kui meie Eesti intervjueeritud. Ja ei olnud seda hirmu sellise meedia avalikkuse halvakspanu ees. Et mida Eesti intervjueeritud sageli välja tõid, oli see, et avalikkus tegelikult ei tolereeri ei vigasid ega katsetamist avalikus sfääris, et on soov, et kõik oleks kohe selge, korrektne, täpselt ellu viidud, aga see on see tegelikult, miks meil seda katsetamist vaja on. Ja et kui me vaatame selliseid ühiskondliku usalduse näitajaid Eestis ja Soomes, et siis me näeme, et tegelikult Soomes see ühiskondlik ka usalduse tase riigi vastu on palju suurem ja mõneti me võib-olla jõuame siit sellise nõiaringi küsimuseni, et kuidas Eestis seda keskkonda kui usalduse mõttes nagu soodsamaks muuta katsetamisele, sest tegelikult väga raske on avalikus sfääris katsetada, kui avalikkus seda üldse ei usalda. Just ma mõtlesin ka nende küsimuste peale teadse sellise laiema perspektiivis ja tõid, et kui neid tingimusi on päris palju, millest katsetamine peab nagu läbi minema ja kindlasti sa mainisid ennem siin, et ühe konkreetse asutuse Sitra ja ühe konkreetse peaministri Sipilä mõju, et siis mis on need laiemad küsimused, mis võimaldavad Soomes siis seda katsetamist edukalt läbi viia, mainisid nüüd ühte asja, eks ole, et usaldus. Ja ka laiem arusaam eksperimenteerist katsetamiskultuurist või suhtumine sellesse, mida tähendab läbikukkumine katse puhul. Et Soomes näevad poliitika kujundajad katsetamises pigem sellist ettevaatlikku lähenemist. See võimaldabki vältida vigade tegemist, suures skaalalist läbikukkumist tänu sellele, et me proovime läbi. Aga Eestis tundub, et tendents on pigem see, et kaardetakse juba selle katse läbikukkumist. Et see siis toob meediakriitika ja siis kohe ka kriitika maksumaksja raha raiskamise osas, mis meil Eesti kontekstis on surmapatt, millest kohe siis
risti lüüakse, et see tekitab juba nii suure hirmu, et see võimalus, et katse võib läbi kukkuda, noh, lööbki selle ploki ette, aga samas see läbikukkumine katse paratamatu osa on. Et sellepärast me ju katsetamegi, et me ei tea, kas see toimib nii, nagu me arvasime. Nii et sellise mentaliteedi muutmine ja ka see, kas me andestame läbi kukkumise poliitika kujundamisel, on oluline tegur, et üldse sellega edasi liikuda, et püüdagi näha katsetamisest kui sellist võimalust säästa raha, olla ettevaatlikum, olla targem. Ma arvan, see mentaliteet on oluline samm, mida tuleb siis arendada, kui me tahame ka Eestis rohkem ja laiaskaalalisemalt just ka katsetada. Eks see mentaliteedi muutus on oluline ja ilmselt ka kõige raskemini kontrollitav. Et kui mõelda sellele, et nüüd võiks Eestis ka sellist ettevaatlikku innovatsiooni toetavat poliitika kujundamist rohkem rakendada, et siis mida selleks on vaja? Et kas see on vaja lihtsalt valida õiged poliitikad või õiged meetmed või õiged teenused, on vaja rohkem oskusi, vaja rohkem teadmisi, kas on vaja, ma ei tea, organisatsioon luua selle jaoks või on vaja lihtsalt ühte karismaatilist peaministrit, kes ütleks, et me peame rohkem katsetama. On teil mingid mõtteid selle kohta tekkinud? Ma arvan, innotiimi ärakaotamine oli ülihalb mõte, see üks kurvemaid asju, mis minu arvates avalikus sektoris viimaste aastate jooksul on tehtud, et aga jah, eks siin ongi vaja võimekusi arendada, suutlikkust disainida, eksperimente, analüüsida neid ja kindlasti ka suutlikkust koordineerida erinevate osapooltega, kui seda katset kavandatakse ja läbi viiakse. Et see, eriti kui hõlmab mitmeid organisatsioone, võib see olla päris keeruline kohati. Ja muidugi on vaja häid näiteid, et paistab kohati, et me tahame samamoodi nagu Soome saada mõnda sükest suurt strateegilist eksperimenti, aga tegelikkuses aitaks kaasa see, kui me teeksime palju väikeseid eksperimente, et see katsekultuur leviks, et meil oleks neid üha rohkem. Ja ma ei tea, kuidas siis normaliseerida seda, et me pigem katsetame, kui andestame läbikukkunud suured reformid, et kas hinnastada siis ära mingisugused suured poliitikamuudatused, mis ei too kaasa soovitud mõju, näiteks. Nagu nüüd, aga neid väikestest Eesti katsetustest oli ennem siin juttu ja ausalt mina ei ole nendest kuulnud, ma arvan, et väga paljud inimesed ei ole kuulnud ja küll sa mainisid, et eestlased olid natuke nagu murelikud ja hirmulised nendest rääkides, et kui palju inimesed julgevad Eestis üldse rääkida katsetamisest? Need väiksed katsed, ma arvan, need on sageli sellised, et need ei jõuagi avalikkuse tähelepanu alla ja mõneti ongi see, et see usalduse puudumine muutub eriti kaalukaks siis, kui me tahame teha suuremaid katseid, mis jõuavad avalikkuse tähelepanu alla. Need väiksed katsed on sageli sellised, et me isegi ise ei tea näiteks, et me oleme katses osalenud, et ma just avastasin hiljuti, et ma olin üks inimene, kes sai nende kirja, mis siis puudutas 3. pensionisammast. Ja olin selles mõttes olnud osaline katses, aga sain sellest teada tagantjärgi, et ma olin üks, kelle peal siis vaadati, et kuidas erinevas sõnastuses kirjad suunavad inimesi käituma ja pensionisambasse juurdemakseid tegema. Ja tegelikult ju neid, eks ta ongi kombo erinevatest teguritest. Et võib-olla üks asi, mis mulle kohe meenub, et mis meie intervjuudest hästi välja tuli just nende katsete elluviimise ja julgustamise poolest oli see, et Eesti ametnikud tõid välja, et tegelikult on hädasti vaja seda juhi tuge ja mandaati. Ehk et meil võib olla see särasilmne ametnik, kes tahab teha katset, meil on probleem, mida tasuks katsetada, aga et siis on väga oluline see juhtkonna tugi, juhtide mandaat ja ka juhtide omaniku tunne nende katsete suhtes, et kui siin on vaja juurde kaasata teisi osapooli, kas siis organisatsiooni seest või väljast, et siis see juhi tugi ja juhtide särasilmsus on see, mis on hädavajalik. No siin oli juttu headest näidetest, et peab häid näiteid olema, peab julgema nendest rääkida, peab seda katsetama. Aga, ja natuke oli juttu ka see, et katse läbikukkumine selles mõttes, et nagu laboris ikka juhtub, eks ole, et pipeteerid, kultuur ei anna tulemusi, sa saad sellest artikli kirjutada. Muidugi me ei taha ju tegelikult, et midagi õhku lendaks, me ei taha, et laborist midagi lekiks, midagi halba keskkonda. Aga
ikkagi ka halbadest näidetest, eks ole, halbadest läbikukkunud katsetest, selles mõttes katastroofidest rääkimine on oluline. Et kas teil oma töös ka sellised ette tuli, et ütlesite, vaat nii kindlasti mitte teha? Ma arvan, väga võib-olla ei julgetud nendest katastroofilistest näidetest meile rääkida, aga pigem üldisemalt rääkides, et mida silmas pidada, et selliseid katastroofe vältida. No kindlasti samamoodi nagu teaduses katsetamises, siis ka avaliku sektori katsetamises peame järgima eetikanorme. Peame samuti tagama, et isikuandmete kaitse oleks tagatud. Meie katse tulemusel need delikaatsed, eriti kui need isikuandmed on kusagile rändama ei lähe, kuhu nad ei tohiks minna. Et see on väga oluline. Mis on ka veel oluline, kui me edaspidi tahame rohkem katsetada, on see, et kuidas selgitada inimestele seda ebavõrdset kohtlemist. No, näiteks kodaniku palga näide. No, võib ju eksperimendi puhul oht olla see, et inimesed siis on pahased selle peale, kuidas osad inimesed saavad lihtsalt mingisugust hüve, riigilt mingit raha. No ja siis tulebki siin läbi mõelda, kuidas seda siis õigustada ja legitimiseerida ka avalikkuses. No ja Soomes selliste suurte katsete puhul, kus tõesti osa inimesi saab siis raha riigilt, mida teised ei saa, ongi vastu võetud seadus, mis kehtib selle katse läbiviimise jooksul ja kus siis ongi paika pandud, et vot sellise uurimuslikul eesmärgil, katse eesmärgil on ebavõrdne kohtlemine õigustatud. Ja mis siin siis natuke seda ebavõrdset kohtlemist aitab täiendavalt õigustada, on see, kui öeldaksegi, et need, kes saavad selle hüve, on valitud juhuslikult. Et siin ei ole mingit tendentslikku, pole mingit valikut või pole korruptsiooni, vaid nii-öelda loterii korras nad endale on saanud selle hüve siis ja see on seadusega reguleeritud. No, Soomes ka põhiseaduskomisjon vaatab kõik need seadused hoolikalt üle, põhiseaduse järelevalve on tagatud, et tõesti sellistest suures skaalaliste eksperimentide puhul, kus osa inimesi saab selgeid hüvesid, peab mõtlema hästi läbi, kuidas seda ka siis seaduslikult reguleerida, nii et see ei tekita sellist suurt rahulolematust ja nurinat ühiskonnas. Ma arvan, selle läbikukkumise puhul, et üldse me peame võib-olla arutama, et mis see läbikukkumine on, et kas see tähendab seda, et see testitud lahendus ei tööta ja seda me sõnastame läbikukkumisena, see tegelikult on ju puhas kasulik teadmine ja õppimine, et see lahendus ei tööta. Või siis teine asi, mida tõesti tihti juhtub katsetega, on see, et see, kuidas katse on algselt plaanitud, ta ei tööta sellisel kujul. Ja see oli ka see, mis on see teadmine, mis on meil välja tulnud paljudest vestlustest avaliku sektori praktikutega, kes on teinud ise katseid, et see katse sageli see, kus sa hakkad alguses minema ja kuhu sa välja jõuad, et need ei ole nagu päris seesama, aga see ei tähenda seda, et see katse on läbi kukkunud, sest et sageli sealt on tulnud see nii-öelda mingi ahaa-efekt, mida isegi ei osanud ette üldse näha. Nii et sellist katset ma ei nimetaks läbikukkunud katseks. Just, et siin, mis siin ka veel tasub mõelda, et katsetamine võimalik kasulikuks tegevuseks teha. Et meil intervjuudest Eesti pool tuli välja üks huvitav näide, kus tegelikult tehti juhuslikustatud kontrolluuring Saaremaal, Kuressaares uurimaks seda, kuidas panna inimesi rohkem prügi sorteerima. Et nad just neid pakendid, siis taaskasutatud pakendid paneksid eraldi. Ja katse selles mõttes oli edukas, et näitas katse, et kui anda inimestele siis eraldi kas või kott või konteiner, kus nad pakendid saavad panna, siis nad selgelt sorteerivad seda prügi rohkem. Aga kui nüüd hakati mõtlema selle skaleerimise peale, siis selgus, et pakendiorganisatsioonidel tegelikult väga ei olegi huvi selle vastu, et kodanikelt neid pakendeid saada, sest nad nagunii teevad vigu ja ei oska alati ja siis põhimõtteliselt jäi juba sinna taha see skaleerimise mõte, et selles mõttes, kui me mõtleme, kuidas katset disainida, siis võiks mõelda ka selle peale, et kas see, kuidas me rakendame seda katse käigus, on ka siis see variant, mida me reaalsuses saame pärast skaleerida. Et tasuks katsetada seda, mis ka tegelikult skaleeritav on. Et see näide ja ka teised näited sageli ka näitasid seda, et tegelikult üks samm, mis oli jäänud siis katse planeerimise juures tegemata ja mis on absoluutselt hädavajalik, on see, et kes pärast peaks selle informatsiooniga midagi peale hakkama, mis sealt katsest välja tuleb. Ja see on tohutult oluline, et kas sellel
katse tulemusel on meil nii-öelda omanik olemas ja kas ta on kaasatud meil ka sinna katsesse juba algusest peale. No nüüd te olete juba päris mitut asja maininud, mida tasub teha ja mida ei tasu teha. Need on siin ennem juttu ka. Kui nüüd me kuulab mõni ametnik või poliitik ja saab aru, et tõepoolest see on mõistlik, seda tasuks teha paremini, seda tasuks Eestis mõnes poliitika valdkonnas rakendada, siis mida te soovitate neile kuulajatele? Kas tuleks tulla teiega rääkima või tuleks kuskilt leida üles need, kes on juba Eestis katsetanud? Ma saan aru, Innotiimi käest ei saa enam küsida kahjuks, aga... Aga Innotiimi materjalid on internetis veel üleval. Meil oli just seminar üle-eelmisel nädalal, kus me rääkisime sellest, et seal on mitmeid näiteid. Minu meelest nad panid kirja ja dokumenteerisid 30 Eesti näidet. Ja tasuks lihtsalt ka olla julgem, et... üks pool ongi see, et neid väikseid katsetusi teha, aga ka algatada selliseid pikemaajalisi katseprojekte. Ikkagist ka murda läbi sellest skeptilisusest ja vaadata, et millised on meie ees seisvad potentsiaalselt esile kerkivad probleemid ja mis on siis erinevad võimalused, mida me võiksime kasutada nende lahendamiseks. Ma saan aru, et rääkimine sellest ka just selles võtmes, nagu sa ennem Ringa mainisid, et see on mitte nii-öelda ohtlikule jääle minek, vaid vastupidi hoidumine sellest, et me lõpuks mingisuguse poliitika või teenusega ei saavuta seda eesmärki, mida soovitud, et see on selline ettevaatlik lähenemine nagu Soome näitel. Just ja, et ülihea materjal, kust alustada tegelikult on katsetamise juhend. Kui panete Google'isse, katsetamise juhend tuleb ette paar aastat tagasi Innotiim ja mitmed teadlased ja Acadian tegid koostöös tõesti ülihea materjali, mis siis sammu haaval tegelikult annab juhiseid, kuidas katset läbi viia. Et see on nagu number 1 materjal, seal juures tõesti näited, 30 näidet erinevatest katsetest, kus inspiratsiooni saada. Ja tegelikult neid osasid Innotiimi liikmeid seal Riigikantseleis ikka veel on alles, et selle innovatsiooni osakonna poole kindlasti tasub ka pöörduda, kui huvi on. Ja YouTube'is on ka rida neid innosprintide videosid, katsetamise tulemusi, kus siis on esitletud. See on ka, ma arvan, väärt materjal, mida vaadata, kust inspiratsiooni ammutada. Aga nüüd akadeemilises mõttes ma saan aru, et see suur projekt, mille käigust te kõik seda teadmist ekstraheerisite, analüüsisite, et see on nüüd lõppenud ka või uue etappi saanud, ma ei teagi, kuidas te seda ise ütlete, sellega, et te olete loonud võrgustikku, mis seob omavahel teadlasi, kes uurivad ja seda valdkonda, et kas te tahate sellest ka veel siia lõpetuseks öelda, et mis teil plaanis on? Jah, tõesti, kuna meie Eesti Teadusfondi, Teadusagentuuri finantseeritud projekt saab nüüd lõpule detsembris, siis me katsetamist siiski uurime edasi. Me uurime seda Horisondi projekti raames mitmete partneritega, hakkame vaatama siis katsetavat valitsemist 8 erinevas Euroopa Liidu riigis, nii et siis saame ka järgmisel korral podcastides rääkida rohkematest näidetest kui Soome ja Eesti. Ja samuti tõepoolest siis eelmisel nädalal just nimelt sündis meil siis globaalne eksperimenteeriva ja innovatiivse poliitika kujundamise võrgustik, kus me siis koondame nii praktikuid kui ka teadlasi, kes just sellise eksperimenteeriva poliitika kujundamisega tegelevad. Nii et see võimaldab järjest rohkem ka kõlapinda siis saada sellele teemale ja jagada ka kogemusi, mida teised riigid siis kogunud on selle teema kohta. Ma väga tänan selle ilus lõpp. Ma loodan, et see katsetamise uurimine ja katsetamine jätkub Eestis ja see tundub olevat nagu selles mõttes hästi kontseptualiseeritud ja ma loodan, et see teadmine, mis me täna siin väikse lüksä juures edasi andsime, see inspireerib või toetab seda katsetamise mõistlikku kasutamist Eestis edaspidi ka. Ja aitäh teile tulemast ja sellest rääkimast. Aitäh kutsumast. Rõõm on meie poolne.